Selles köögis on kombineeritud mitu materjali. Esiteks on põnevaks lahenduses siis disain-spooni kasutamine koos melamiiniga. Julgustame kasutama erinevaid materjale ja ei pea olema nii, et kõik on kõige kallimad materjalid. Siin köögis on kasutatud ka peeglit, mis ei ole tavaline peegel. Ta on kerge pronks ja roosaka tooniga, mis loob sellist soojust, võib-olla ei karju nii palju, ei ole nii külm ja tegelikult ta loob avarust, et kogu tuba tundub natukene suurem. Kuna tegemist on nurgaköögiga ja see nurk ei ole nii sügav nagu kogu köögi tasapind, siis tegime siia väiksed riiulid. Siia saab ka tulepalama panna ja sellisesse kohta on hea ära peita mingid asjad, mida sa toa poolt võib-olla ei taha näha. Siia on tehtud kapp ja miks kasutada sama materjali sees, et sellist mängulisust ja värvi saab lisada ka sisemisele osale. Ja tegelikult on siin lahendatud selline hommikusööginurk, kus kohvimasin, rööster on mahutatud, saab esemeid hoida siin täiendavalt ja sahtlisse saab näiteks siis panna ka kohvi ja tee. Põrandatoon ja köögispoon ei pea olema täpselt sarnased. Siin on need kombineeritud, on saavutatud selline äge lahendus ja kuna köök on siin nurk on nagu elutoa poole, siis on väga hästi ära kasutatud see ruum, kuhu on tekitatud riiulid, saab siia raamatuid panna või muid esemeid, mida on ilus elutoa poolt vaadata.